Tänane meeleavaldus, nii nagu välja sai kuulutatud, on vangla vastu, vangla väljarentimise vastu ja see on igati õigustatud. Tartu on ju ülikoolilinn, Tartu on kultuurikants, mitte rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse peakontorite linn. Ja kui te nüüd nende peakontorite peale mõtlete, siis seesama Eesti 200, kuhu meie tänane küüniline justiitsminister kuulub, lubas ju Eestis teha peakontorite linna. Ma nüüd vaatan seda vanglarendi asja ja mõtlen, et kas see oli plaan juba algusest peale. Rootsi tunnistab täna avalikult ja ka valitsuse tasemel juba täna, et kuritegevus on neil kasvanud üle igasuguse piiri, nad ei tule sellega enam toime. Rootsi suuremates linnades on piirkonnad, kuhu politseigi ei julge minna. Ja nüüd nad siis soovivad seda eksportima hakata ja kurbusega tuleb tunnistada, et meie hulgas leidub lolle, kes on valmis seda avasüli vastu võtma. Me kõik teame, kuidas see lugu edasi läheb. Meile täna räägitakse muinasjutu sellest, kuidas vangid saadetakse enne tähtaja lõppu tagasi, kuidas kehtivad Eestis seadused ja nii edasi ja nii edasi. Kui me vaatame maailma ja ka Euroopa kogemusi sarnaste projektidega, Holland näiteks on rentinud oma vanglaid välja, siis see lõpeb alati ühes kohas. See lõpeb seal kohas, mis Euroopa heaoluühiskondades ikka juhtub, et kuritarvitatakse mõisteid nagu õiglus, inimõigused ja nii edasi. Ja neid kuritarvitatakse, nagu me teame, ikka niipidi, et see inimene, kes midagi kurja pole teinud, kipub kannatajaks jääma. Nii et kui see vangla rendileping tõeks saab, siis uskuge mind, me hakkame Tartus nägema nende vangide sugulasi, me peame aitama neil kusagil ööbida, süüa saada, arsti juures käia ja siis nad elavad siia sisse. Ja siis kui vang vabaneb, tal on oma võrgustik juba hallis või mustas tsoonis, aga tal on ka pere siin. Ja kuidas me ta ära saadame, vaesekese? Nii et mina ütlen, Riigikogus ei tohi ratifitseerida seda lepingut. See on nüüd see viimane koht ja ma kutsun teid inimesed üles väga teraselt jälgima, milliste erakondade liikmed ja kuidas hääletavad ja neile seda sügisel saabuvatel juba kohalikel valimistel meelde tuletama. Aga tegelikult see vangla on ju ainult üks sümptom ja on neid sümptomeid veel. Olgu see juhuelektri jõuga peale surumine, olgu see raha matmine raudteesse, mis mitte kunagi mitte kusagile viima ei hakka, või olgu need Tallinna pingid. Need kõik on, teate mille sümptomid? Teate, mis on haigus? See haigus on see, et meid juhivad pätid ja kaabakad. Ma ei häbene seda välja öelda. Meid juhivad inimesed, kes said võimule otsese vale, te ju mäletate, maksud ei tõuse ja nii edasi. Aga lisaks sellele ka otsese kuriteo toel, sest me kõik teame seda kaasust, kus Pakosta erakonnakaaslane Lehtme valas krokodillipisaraid Ukraina nimel ja siis korjas kokku mitte ainult raha ja ei varastanud seda ära, vaid ka terve hulga hääli. Ja see ei olnud Eesti 200 siseasi. See oli Reformierakonna tipus väga hästi teada. Ja seda väljendas nende enda justiitsminister vägagi avalikult, et see oli teada enne, kui valimised toimusid. Aga seda hoiti kuni valimiste toimimiseni vaka all ja siis me saime selle piruka, mida me nüüd kõik üheskoos sööma peame. Aga tegelikult mina usun aina rohkem, et need Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud tegelikult on marionetid. Meie riiki juhib 50-aastane broiler, kes suudaks tõsimeeli ja siiralt uskuda, et tema on see, kes niite tõmbab. Niite mulle tundub, tõmbavad klaasmaja tornide viisi ametnikud,
kelle ainsaks suureks motivatsiooniks on soe koht ja pikk pai Brüsselist. Ja nad ei hooli tegelikult sellest, et meil siin Eestis hästi läheks. Teate, mis on Eesti kõige kangem seisukoht, kui teinekord tuleb seisukohti avaldada Euroopa Liidu algatuste suunal? Kui Eesti tahab tõeliselt selja sirgu lüüa, siis meie ametnikud kirjutavad seisukohaks. Me võime jääda erapooletuks. See on lagi, sealt edasi Eesti ei lähe. Ja miks ma panin täna selga selle rahvuslikest motiividest kantud särgi, selle linase särgi? Sest tegelikult eestlased on maarahvas. Ja aina rohkem ka eestlased koonduvad linnadesse, aga me oleme maarahvas, meil on juured maal. Ja meie rahvariided ja neist motiividest kantud riided on üheks sümboliks, mis seda rahvuslikku juurt väljendavad ja kannavad. Ja need on igati omal kohal, kui me näiteks laulame laulupeol või tantsime tantsupeol või ka peame mõnda perekondlikku tähtpäeva. Aga mulle tundub, et kui me läheme pasteldes ja linaste särkidega suurte Euroopa ja maailma pealinna laudade taha, siis seal võib-olla vaadataksegi teinekord meie poole, et need on need maainimesed ja surume neile mõne uue idee jälle peale. Ja sellepärast ma ütlen, et kanname enda rahvust, enda rahvuslikke sümboleid au sees ja pidupäevadel tõstame neid esile. Aga kuna meil on tegelikult targad inimesed, Eesti on väga haritud maa, siis näitame seda julgemalt välja. Ja kui tuleb järgmine suur koosolek tähtsate inimestega, siis võtame korraks need linased särgid seljast ja pastlad jalast. Võtame lipsud ja näitame, et me oskame need endale õigel ja vajalikul hetkel kaela siduda. See võtab küll natuke aega, aga see on seda väärt. Ja siis tõmbame korraliku ülikonna peale. Läheme sinna laua taha. Lööme rusikaga laua peale ja ütleme, see on meie maa. Me seisame selle maa eest. Ja kui mõni järgmine ministriks saab, siis tuleb ka sinna torni minna, lüüa rusikas laua peale ja öelda, nüüd me teeme nii, nagu valimistel lubati, mitte ei tee nii, nagu te siin klaastornis räägite. Lööme selja sirgu, aitäh!